Võib öelda küll, et Viljandi astus sammukese lähemale oma kõige pikemale unistusele. Nimelt sai täna nurgakivi Oleg Rossi poolt rajatav spa-hotell. No kahetsema ei ole pidanud, sest see on tõesti südames ja emotsioon on tugev seda teha. Et äriliselt ma tõesti natukene selles kahtlen, aga meil on muidugi nii palju jõudud, see meid jalgadest maha ei löö. Aga ma usun, et meil on Roman Kusmaa siin suure spetsialistina abiks, kes tunneb valdkonda. Ja ma usun, et see asi meil õnnestub. Nii et emotsioon on hea ja täna on nagu äriline julgus ka tagasi. Kui see ehitus algus võib-olla läks niimoodi alguses üle kivide ja kändude, kas nüüd võib öelda seda, et nüüd vist peaks minema asjad nii-öelda lubinal? No nüüd ma ei näe enam, et oleks selliseid bürokraatlikke või juriidilisi takistusi saaksin tekkida, et ilmselt need asjad on möödas nüüd. Lisaks vaba-aja veetmise võimalustele on Viljandi linn ja Viljandi vald spa-hotelli arendajaga OG Elektraga leppinud kokku, et spa 8-realine ujula hakkab pakkuma teenuseid ka linna ja valla koolidele. Kokkuleppe kohaselt tagatakse kooliõpilastele regulaarne ligipääs ujulale, kehalise kasvatuse tundide ja ujumisõpetuse läbiviimiseks. No see saab ikkagi olema väga suur arenguhüpe, et mulle väga meeldis selline võrdlus, mida tõi välja siin arhitektide esindaja, et Viljandis on olnud mitmeid selliseid suuri arendusi, mis on andnud linnale tõelise arengutõuke. Ta tõi välja Ugala teatri, ta tõi välja pärimusmuusikafestivali ja et see spa-hotell saab olema järgmine, nii et see on tõesti Viljandi jaoks ajalooline sündmus ja võimalus. Ootad juba ise väga, et millal saaks juba nii-öelda varbad vette kasta siin samas spaas? No ma käin oma lasteealiste poegadega praktiliselt iga päev siin seda ehitust vaatamas, nii et tõesti väga ootame, et see juba valmis saaks. 4-kordse multifunktsionaalse hoone mahuks on 15 800 ruutmeetrit. Lisaks ujulale, kaasaegsele vee- ja saunakeskusele ning restoranile leiab tulevikus hoonest ka 150 avarat rõduga hotellituba ja konverentsikeskuse. Hoone arhitektuurse lahenduse on loonud kokku arhitektid ja ehituse peatöövõtjaks on Nordecon AS. No ehitada me oskame, juriidilisi takistusi täna enam ei ole, et nüüd on vaja siin jalad kõhvalt välja võtta ja nagu te näete, ega müürid kerkivad, aga taustal toimub loomulikult endiselt projekteerimistöö, väga tihe projektlahenduste ülevaatamine, natukene korrigeerimine ja see on tavaline lugu, mis nagu ehitusega paralleelselt toimub. Kas ja kui palju Nordecon üldse on kokku puutunud kõikvõimalike spaade ehitustega? Ega see vist ei ole niisama ehitus? No spa-hotelli ehitus on kaunis spetsiifiline, et siin on üksjagu vaja nagu sellist kogemust nii projekteerimisega ehituse poole peal ja Nordeconil seda on üksjagu ja meil on täna teine spa-hotell on veel sama mastaapi asi on Peipsijärve kaldal ehituses, nii et meil nagu seda kogemust on. Millal on see hetk, kui me saame uue spa-hotelli katusel nautida Viljandi järve rannas päikeseloojangut? Päikeseloojangut saame me 27 aasta sügisel, aga see on kahjuks ei ole kõige magusam aeg, et rohkem peab ruumi sisse ronima ikka. Aga küll siis 28 aasta kevad on siis ka ilust päike väljas. Nurgakivi panek on sümboolne hetk. Selle kohta võiks öelda, et üks samm inimesele, aga suur hüpe Viljandile.